Nii, start on siin umbes V-tähe peal. Paneme nüüd Munamäe poole udjama. Nii. Läks! Siit startist läheme välja vähemalt 8 jäljega. Nii et peaks tuumi olema kõikidele. Praegu ületame Tartu Maratoni õige startijoone. Siia tuleb teeninduspunkt, saab juua. Hei Oips, mis sa maad mõõdad? Meil on Vilmi võtted, nüüd sa jääd Vilmi peale. Ilma suuskadeta. Häbi asi. Kaifid ja? Sõidaks küll, aga jah, ei ole tervist. Ei ole tervist. Mis jutt see on? Nii, 62 kilomeetrit lõpuni ütleb kilomeetri tähis. Noh, ilmselgelt selles aja osas on see natukene väike liialdus. Oi! Tagavatalumi on ka veel alles, nii et sulame katma ei pea. Siin läheb 100 kitsamaks. Plaan on siia 4 jälge teha. Aga kuna startist on siia üle kilomeetri, siis peaks juba kõik ära mahtuma. Nüüd tuleb jälle selline lõik, kus 100 läheb edasi-tagasi ja eesmärgiga siis välja meelitada maksimaalselt pikk lõik, mis võimalik.
natukene kitsas see tõus saab olema, aga tõusu peale kindlasti on 4 jälge, laskumise peale ehk vähem. Siin teeme tagasi pöörde, see taeg on veel üsna kitsas, aga siia toome lund juurde natuke ja saab veidi laiemaks. Ja samamoodi tagasi. Tagasi pöördes oli läbitud umbes 1,6 kilomeetrit. See kutsu saab siin jäiste oludega üsna kiire olema, aga ma arvan, et seda me ka natukene veel kõpitseme laugemaks. Nii, siin Hansamäe lasketiiru taga saab olema siis üks vaheajapunkt, et me saaksime liitlitest liikumisest ülevaate ja samas kontrollime ka, et keegi saja lõikamisega ei tegele. Siia on plaan siis teha kohvipunkt, Lõhverksi kohvipunkt, et siis 2 kilomeetrit enne finišit veel ühe kohvisurraka saaks. Oi kui palav hakkab. Ilm on küll nagu Alpides. Valge lumi sätendab ja on külm ja kõva ja libe, aga pealt kütab nii, et võiks vist T-särkiga sõita. Maratoni 100 keedab nüüd siit häda, et
lõigata maailma kadikas lindisaja alumist otsa häda. Nüüd peame siin ettevaatlikud olema, sest siin on lumehunnik ette veetud ja võistlustada käib siin vastupidi meie liikumisele, nii et hästi ettevaatlik peab olema. Nii, siit keedab nüüd maratoni rada ja suundub siia lasketiiru taha kuulipüüdmisseina juurde. Siin kahjuks on võtkaad ees, aga me peame kuidagi siit mööda tonima praegu. Vist saame hakkama. Nii, nüüd tuleb siuke mõnus väike tõusunukikene siia laskesuusastaadioni kuulipüüdmisseina taha. Nüüd keedame alla staadionile. Op. Ja. Sõidame laskesuusa tulejoonelt läbi. Niimoodi. Siin me läheme nüüd vastupidi tahvitingile. See nurk on seal natuke liiga tedav, sinna tuleb ka veel juurde tuua. Ja siin tuleb ka selline kahesuunaline liikumine, kus siis siia nurka toome veel lund juurde, teeme käe laiemaks ja kasutame maksimaalselt selle fauna häda. Siit lähme tagasi jälle suusastaadionile. Nii. Muidu läheksime otse siit telkide peale, aga praegu on siin vädavad aiad juba ees, et lähme natukene siit poolt. Aga umbes siit see minek meil tuleks. Niimoodi. Tegelikult siin kuskil peame tegema tagasi pöörde. Ja siin on nüüd asknemine, et kes läheb vasakule finišikoorditoodi, kui ta on lõputingil või kui oleme esimestel tingidel, siis lähme paremale ja
läheme, sõidame oma tingi edasi. Siin on 3,9 kilomeetrit selle esimese fauna pikkus. Nüüd on jälle väike pilukene meil ainult, aga muidu taskumaratoni puhul lähme siia tõusu natuke suurema gaasiga ja siis saab juba laiemalt siit üles minna. Nüüd on 100 kõige raskem tõus Suusa staadioni Kunimäele. See esimene osa on natukene järsem, aga siis üleval pool juba läheb laugemaks ja lõppeb ilusa platooga, kus on kerke laskumine Tortikapi suunas. Nii, praegu maailmakaslikus sprindisada läheb siit pademale, aga meie sinna hullu laskumisse ja tõusu ei lähe, vaid läheme siia sileda maa peale. Siin saab juba puhata. Kelke allamäge lõiki siuke mõnus liuglemine. Siin on ka praegu veel lumehunnik laiali ajamata, aga meie sõidame siit otse edasi, et jätka üks ebameeldiv laskumine ja vastik jääks tõus vahele. Ettevaatlik olema, sest hetkel on siin veel natukene lund puudu. Nii. Ja nüüd me lähme jälle siit maailmakaslikas ajaga natukene vastu oksa. Ehk sõidame siit mäest üles, kus siis ässad alla tulevad. See on siis selleks, et jätta välja see kurikuulse hobuselaua tõusu tipp, mis on natuke liiga jätsu astmega tavasuusataja jaoks. Et me püüame siis tulla seda natukene leebimat ja sõidetavamat tõusu mööda üles. Nii. Nüüd oleme tõusu lõpus. Ka siin on vaheajapunkt. Jälle, et liidrite vaheaegu saada ja harrastajatel ka nii vaheaegade kui ka
lõikamise kontrollpunktina. Ja nüüd lähme siis alla laskumisse, mis maailmakadikuse ajal on siis lõpetab selle püksisääde fauna osa ja Tartu maratoni puhul siis hakkab siis pikk ja lauge laskumine alla suusastaadionile. Hopsti. Siin oli nööd ette tõmmatud, et peab olema väga tähelepanelik praegu. Ja televisioonis on kombeks selliste asjade peale öelda, et jätke kodus seda jätki teha proovige. Nii. Jõudu! Nii. Nüüd me peame siit nööri alt läbi tonima, sest siia vasakule tõusu me moment praegu ei lähe. Et Tartu maratoni tada tuleb siit otse Pentagoni tagant ja Kunimäe Pehme mööda ja siia siis veetakse lumi alles peale Otepää maailmakadikat, nii et tehke tundke muret sellepärast, et see pilt siin täna ilma lumeta on. Kindlasti saab see ajalõik olema täpselt sama hea maailma tasemel kvaliteediga, nagu on ülejäänud rada. Siin oli nüüd pisike tõusunukikene siia Tehvandi hotelli taha ja hakkab pikk laskumine suusastaadionile. Peab jälle ettevaatlik olema, sest maailmakadika jaoks on aiad kinni pandud ja me peame siit vaikselt raja peale pugema, ja niimoodi, et me keda kellelegi ette ei jää. Ole ja pane see kinni gaasiteks. Nii. Ja nüüd lähme alla staadioni laskumisse ja hakkabki meie ring täis saama. Ja siit lähme siis jälle uuele ringile ja ongi ring täis. Minu polasikell näitab küll siin ringi pikkuseks 5,92 kilomeetrit, aga spetsialistid väidavad, et see on ikkagi natukene üle 6 kilomeetri, nii et see minu polasikell oma kepsuga ikka kipub natukene vähem näitama, kui ametlikud mõõtmised on. Aga ikkagi ümmarguselt 6.